Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust. Metrosert. Targalt ja täpselt tulevikku. Uues saatesarjas uurime, kuidas teaduses sünnivad päris lahendused Eesti tööstusele. Kuulame ettevõtjaid, eksperte ja teadlasi ning saame teada, kuidas Metroserti rakendusuuringute keskus on toetuspind targale majandusele. Iga osa toob kuulajani lood, mis muudavad meie tööstust targemaks, tugevamaks ja kasulikumaks kogu Eestile. Tere head kuulajad ning tere tulemast kuulama saate Sihitult tipus järjekordset saadet. Sel korral räägime sellest, kuidas Eesti ettevõtlus rahvusvaheliseks muuta ning samas ka kuidas teha nii, et meil Eestis endal rahvusvahelist kogemust võtta ja jagada oleks ning seda just eriti siis teadusega kooskõlas. Saates on 3 külalist, Metroserti juhatuse liige ja rakendusuuringute keskuse juht Indrek Tulp. Tervist. Teaduste Akadeemia president, Metroserti nõukogu liige Mart Saarma. Tere. Ja Jook Production OÜ ja nüüd tänaseks võib ka öelda kõlavalt, et Starbucksi koostööpartner Katri Kõvask. Ja, tervist. Ma küsin algatuseks ühe sellise avatud küsimuse, millele te saate ilmselt kõik vastata, et eksport on siin küll osades valdkondades kasvanud ka, aga arvestades viimase aja meediapilti, siis pigem jääb mulje, et ekspordiga ei ole tähendab nii hästi, kui ta võiks olla. Mida siis on vaja Eestis muuta, et me saaksime rohkem midagi maailmale pakkuda või siis vastupidi, et nad tahaksid just meid? No ma arvan, et esimeses lähenduses on tähtis see, et need tooted ja teenused, mida me tahame eksportida, on konkurentsivõimelised. Ja konkurentsivõimelised tänapäeval sellises kiires, agiilses ja muutuvas turul peab vähemal või rohkem määral alati olema läbi arendustsüklit. Ehk siis see, et sa pead pidevalt oma tooteid uuendama, et aja kaasas käia, muidu sa kaotad oma konkurentsivõime. Ja seetõttu see arenduspool on tähtis, arendus tuleb teadusarenduse poole pealt, hakkab kõigepealt ka oskusteabest pihta, et kuidas seda teha, kuidas neid arendusi hoida ja läbi viia. No suures plaanis nõus jah, et see konkurentsivõimelisus ehk siis ütleme moodsamalt väärtuspakkumine, et sul on õige toode või teenus õigel ajal, õiges kohas, et see on selline pilet turule, et see peaks olema, aga see ei ole sugugi nii lihtne, nagu see tundub, et konkurentsivõimeline kogu lugu, et kui sa alustad mingisugust tootearendust ja sa pead seda verifitseerima, sa pead seda hakkama vaikselt skaleerima, siis selleks turuks, kus sa seda kõigepealt katsetad, tavaliselt ongi Eesti on väga väike. Ja see ei pruugi olla näiteks investorite jaoks piisav tõestus, et see äriplaan on üldse elujõuline. Ja selle tõttu tuleb väga kiiresti leida mingid eksportturge või mingeid muid lahendusi, kuidas saaks suuremas mahus skaleerida, et tõesti olla kindel, et see sinu plaan töötab ka rahvusvahelistel turgudel. Aga igal juhul, kui see on tehtud, siis ma ütleks, et tegelikult 2 nagu järgmist asja, mis on sellised inglise keeles öeldakse, et untangible, et mida on väga raske kuidagi nagu mõõta või aru saada, aga mis tegelikult lõpuks võivad määrata väga palju, et üks on siis võrgustik, mida Eesti ettevõtetel ei kipu väga olema, võib-olla sellistel tehnoloogiaettevõtetel natuke rohkem, klassikalisemal tööstusel olulisel määral vähem ja teine on siis ka selliste võõraste või võõramate ärikultuuridega kohandumine ja nende järgi enda painutamine. Ja võt selle viimasega on meil võib-olla tulenevalt meie DNA-st või ma ei tea, see on selline huvitav uurimisobjekt, et mis meil täpselt nagu see probleem on, aga võt sellega meil on nagu muresid, et me kuidagi nagu arvame, et kõik peaks meie järgi painduma ja kui nad siis ei paindu, siis me oleme veel toriseme ka, et mis on nüüd viga on, et sai ju kokku lepitud, et esmaspäeval kell 3 tuleb info, et mis mõttes see tuleb alles ülejärgmise nädala teisipäeval kell 5 on ju, et selline väga labane näide, aga sealt edasi ka, et meie arusaam ja taju võõrastest kultuuridest ega selline võib-olla lastetuba ikkagi on täitsa tõsine probleem, et ja kui sa käituda ei oska õigesti seda kultuuri nii-öelda teatava respektiga ei kohtle, siis ega sul seal väga lootust ei ole. Kuidas teaduse vaatest on? Kas või kuidas me saame siis olla need tõesti suure ja olulise siis ka väljaviijad? No ma pööraks pilgu ajalukku ja vaataks esimest Eesti Vabariiki. Paljudele seostub Eesti Vabariik sellega, et müüdi välja pekk ja muna, aga unustatakse seda, et müüdi väga edukalt ka Euroopa turul retiraadioid
ja Volta elektrimootoreid, mis tol korral olid kõrgtehnoloogilised tooted. Et meil on võimet, meil on traditsiooni ja praegusel hetkel minu arvates Eesti nagu suurimaks probleemiks on see, et ei ole aru saadud sellest, et allhankimise periood on igavesti möödas. Me peame tulema turule toodetega, milledel on kaks omadust. Nad on uudsed ja neil on kõrge kvaliteet. See on eeltingimus. Kui meil on need kaks nõuet täidetud ja meil on inimesi, kes suudavad neid tooteid ka müüa, see on väga suur probleem muuses. Ja ma kahtlen, et see on Eesti jaoks hetkel üks suuremaid probleeme, siis me võime vallutada maailma. Kui me kolmandat märksõna otsime, siis see kolmas märksõna on nagu kõrgtehnoloogiline ehk teadust sisaldavad tooted. Ja neid on Eestis väga vähe. Võib-olla mõningaid nagu IT-teenuseid nagu välja arvata. Need oleks sellised tooted siis, mis kaaluvad vähe, kasutavad vähe energiat, vähe toorainet, aga mille grammi hind on miks mitte miljonites eurodes. Ja sellised tooted sünnivad ainult kõrgetasemelisest teadusest. Ja teadus, mis võib-olla sündinud on ülikoolides, aga on rakendatud firmades. Ja võt see teine pool on meil hästi kehvas seisus minu järgi, et me peame tegelikult praegu, kui me tahame sellest, võiks öelda, kuristikust välja tulla, me oleme siiski miinustes praegu majandusega, mis on kaunis unikaalne seis Euroopa riikide seas. Kui tahame siit välja ronida, siis me peame eelkõige just vaatama rakendusteadust. Ja rakendusteadused toimuvad põhiliselt firmades. No Metroserti puhul võib ka öelda, et just need kõrgtehnoloogilised lahendused ja kõik see valdkond ongi ju teadusega kooskõlas fookuses. Kuidas te näete nüüd selle lühikese ajaga, mil Metrosert on tööd juba teinud, kas see selline lahendustele orienteeritus, kõik see muu hakkab vaikselt tulema ja meil vaikselt siiski saame sealt paisu tagant välja ja saame oma ekspordi koos väga kvaliteetsete toodetega käima? No eks siin kindlasti niisugune pikem protsess, et täna on jah, et nagu see hästi välja tood, et rakendusuuringute keskus Metroserti juures on nüüd täna circa ideest siis 2 aastat nagu olnud, täna me ehitame seda üles jätkuvalt nii infrastruktuuri kui ka oskusteabe inimeste poole pealt ja eesmärk on siis ettevõtlussektorit toetada nende samade, nagu Mart väga hästi välja tõi, teadusmahukate toodete arendamisel, mis on nagu hästi tähtis ja mis ka tegelikult kõlas Katri poolt ka hästi välja, et alati peab silmas pidama turgude nõudeid ja kuna Metrosert on iseenesest juba üle 100 aasta vana, ta on tegelenud metroloogia valdkonna sertifitseerimistega, et see oskusteave täna lähtuda siis turgude regulatsioonidest, mille vastu need tooted peavad tehtud olema, et see sümbioos täna rakendusuuringud nõuetele vastavus, ehk siis kui me räägime nii-öelda nagu tehnoloogia valmidustaseme mõistest, et me räägime siin tehnoloogia valmidustasemest seal kuskil 5, 6, 7 nende arendustsüklites, et see on täna see tehnoloogiate arenduse surmaorg, mida me täidame. No võib-olla ühe asjana tooks veel juurde, mõlema eelkõnelejaga väga nõus ja eriti just selle osaga, mis puudutab meie võimalust kõrgtehnoloogiliselt tõesti selline kvanthüpe teha siis kujundlikult, et väga nõus. Aga selle kõige juures on veel üks asjaolu ja selle nimi on kapital. Ja see peab olema üks rahulik kapital, mis seda nii-öelda kõrgtehnoloogilist arendust toetab. Ja ma olen niimoodi aru saanud, et võib-olla ka selle kapitali kättesaadavusega ei ole väga lihtsad lood erinevatel põhjustel praegu, et kapitaliturud on niimoodi üsna sellises hallis olekus ja ma arvan, et tuleb väga sügavalt analüüsida ja mõelda, et kas on midagi, mida me saaksime teha, et seda sellist rahulikku kapitali nendesse arendustesse rohkem tõmmata. Sest et kui me räägime kõrgtehnoloogilisest või süvatehnoloogilisest arendusest, siis see võtab aega päris palju, see võtab ajusid, nad kõik tahavad saada töötasu, kõik katsed ei pruugi õnnestuda
nii et see kapital, mis seda kõike toetab, ei tohi olla rahutu ja nüüd just see hetk, kus siis nagu nii-öelda siis see teadus on verifitseerinud, et see lahendus võiks töötada ja sealt hüpata nüüd siis päriselt sellesse ettevõtlusmaailma ja proovida seda lahendust siis ka päriselt müüa, et ka see nõuab mingust kapitali, et ühesõnaga lihtsalt, et see kapitali aspekt ei läheks meelest ära ja see on tegelikult see, mis selle vereringe lõpuks ju käima paneb. Kuidas praegu näiteks meie siis teaduslike ajudega lood on, kas nad tahavad Eestisse jääda ja siin teha kõrgtasemel teadust või ettevõtlust? No Eesti, kui me vaatame alusuuringuid, neid kutsutakse ka nimega fundamentaaluuringud, siis selles osas Eesti ei jää jänni võrreldes muude Euroopa riikidega, et kui me võrdleme nüüd näiteks kas või Tartu Ülikooli ja võrdleme nagu endiste sotsialismimaadega, siis kõikides nendes ülikooli rankingutes Tartu Ülikool on praktiliselt alati esimene nende seas. Või kui võrdleme Tallinna Tehnikaülikooli, siis ta on Tehnikaülikoolide võrdluses ka. Aga kui me lähme võrdlema maailma tippudega, siis me kukume sinna 4. ja 5. sajasse. Et kõik sõltub sellest, kellega me võrdleme. Et Eesti riik on teadusesse panustanud vastavalt parlamendiga kokkuleppele enam-vähem 1% SKP-st pannakse teadus- ja arendustegevusse, sealt läheb endiselt suur osa rahast läheb alusuuringutest. Ma arvan, et see alusuuringute pool on suhteliselt heas korras, väga mitmelgi alal me oleme kõrges rahvusvahelises tipus. Aga kui me vaatame rakendusteaduste poolt, siis on pilt jupp jagu kurvem. Ja siis tekib esimene küsimus, et Eesti jätab aastas 71 patenditaotlust. Samsungi firma jätab 5000. Me ei saa rääkida tõsiselt Eesti kõrgtehnoloogilisest tööstusest, kui me jätame 71 patenditaotlust. See, need on ma ei tea, see on nagu läheks jalgrattaga võistlema formulatega, ei võistle. Et midagi on seal viltu, et meie teadussüsteem vajaks minu meelest siin korrastamist ja me peaksime natuke suuna muutma ka selles suhtes, et me stimuleeriksime rohkem ka riigi rahadega rakendusuuringud. Ja rakendusuuringud toimuvad tavaliselt firmades või siis ülikoolide ja firmade koostöös. Väga harva ülikoolid ise teevad nagu omal initsiatiivil rakendusuuringud. Need on siis, mida kutsutakse nagu radikaalsed läbimurded. Mis puudutab investeeringuid, siis tegelikult maailmas olukord on niisugune, et kui te lähete Kaliforniasse, siis te võite leida seal kümneid ja kümneid investeerimisfirmasid, kelledel on kümnetes ja kümnetes miljardites raha, mida ei ole investeeritud. Ja kui küsid nende käest, miks ei ole investeeritud, nad ei ole häid ideid. Tegelikult probleem on, ma arvan, me peame ausalt tunnistama, et üheks väga suureks probleemiks tänapäeva Eestis, Euroopas ja maailmas on heade, täiesti radikaalselt uute ideede olemasolu. Paljud riigid on lahendanud selle asja niiviisi, eks ole, et nad on loonud riiklikke investeerimisfirmasid, mis siis annaksid nendele kodumaistele firmadele niisuguse pikema toe või luuakse siis riiklikke ja sega investeerimisfirmasid. Soome Sitra on selleks väga hea näide ja siis on muidugi lõputult erainvestorid. Erainvestorite puhul on muidugi probleem selles, et kui nemad saavad enamuse, siis kui see on Ameerika investor, siis väga kergesti 2 aasta pärast see firma ongi Ameerikas. Nii on vähemalt minu loodud firma ka käinud. Ja siis Eestiga väga suurt sidet ei pruugi olla. Et me peame natuke siin ka mõtlema selle patriotismi peale. Et kui ikka midagi väga väärikat ja tugevat sünnib, et see jääks Eestisse. Kuidas joogiga lood on, siis ma eeldan praegusel hetkel, et ta jääb ikkagi Eestisse, aga kuidas siis teha niimoodi, et saab ühest kaerajooki tegevast ettevõttest rahvusvaheline ettevõtte ja seda siiski olemuslikult üsna
jutumärkides vanamoelises tööstuses, ehk siis toidutööstuses, seda on ju tehtud aastasadu. Jaa, no vot, nii ongi, et paistab välja selline vanamoeline, aga tegelikult meie stardiplatvorm oli hoopis teine. Noh, esiteks tegemist on alternatiivse või piima alternatiiviga, mis on omaette selline võib-olla keerukam valdkond ja see nii-öelda lähtepunkt, kus meie alustasime, oli see, et me pidime olema kõigist palju paremad. Vastasel juhul meil ei oleks olnud üldse võimalustki turul. Ja selleks, et olla kõigist palju paremad oma maitseomadustelt, oma tehnoloogialt, kõigelt, mis toidus on oluline, hind ka loomulikult, tarned, ühesõnaga kogu see pakett, eks ole, mille sa pead niimoodi käigu pealt ja väga väikese seltskonna raames nii-öelda välja mõtlema, et see ülesanne oli ja on tegelikult siiani ikkagi väga selline, ütleme nii, et hirmus, aegalt on selle peale mõelda. Aga igal juhul, et võib-olla meie näitel, et mida me tegime, et kui me saime aru, mis ülesanne meil tegelikult ees on, siis küsimus oligi, et kes aitab meil seda ülesannet täita. Ja ma arvan, et enamus ettevõtted, kes tahavad mingit sellist suurt teadusmahukat hüpet teha ja uut sellist lahendust leida oma valdkonnas, mõtlevad üsna samamoodi, et nii, ma tahan jõuda punktist A punkti B, kes mind aitab seda võimalikult efektiivselt teha. Ja ma arvan, et see on üks hästi oluline asi, või oluline punkt, mis võib olla üks põhjus, miks pärast meil on nii raske siia rakendusteadusesse üle hüpata ja rakendusteadusest omakorda ettevõttesse üle hüpata, et ettevõte mõtleb ainult läbi efektiivsuse. Aga teadlane, mulle tundub, et alati ei pruugi mõelda. Ja meie siis läksime, kuna Eestis tegelikult tarkust pisut oli, TFTAC-i abi me ikkagi kasutasime, aga see tarkus oli teatud maani piiratud ja teistpidi, et ei olnud võimalik ka sellist pooltööstuslikku katsetki teha, et ei olnud vastavat masinaparki, siis tuli minna välismaale. Nii et tegelikult joogisünni taga on Eesti, Rootsi ja Belgia teadlased. Ja ma ütleks, et pigem 2/3 välismaalt, 1/3 Eestist. Nii et ja ettevõtte vaatest sul tegelikult ongi see, et sa tahad midagi teha, siis sa vaatad, kes on sulle parim partner. Ja seal see patriotism on selline, ma ei tea, ma ei taha öelda, et seda üldse ei ole, aga tegelikult, kui sul on ülesanne antud, sul on investorite ootus, siis sa pead selle kuidagi täitma, eks ju, ja seal tegelikult ju tähtis on see, kes parima tulemuse annab võimalikult kiiresti, võimalikult efektiivselt. Nii et see oli meie lugu ja ise me uskusime kogu aeg, et me teeme maailma parimat asja ja siis sealt järgmine etapp oli panna need inimesed siis ka uskuma, kelle poole me selle tootega pöördusime. Ma tahan natuke korrigeerida saatejuhi kommentaari, et toiduainete tööstus on väga niisugune klassikaline. Provokatiivne küsimus. Toiduainete tööstus on mida kõrgtehnoloogilisim. Kui te kulistate alla Coca-Colat, siis te ei teagi, et selle toote valmistamiseks on kasutatud võib-olla 10 geenitehnoloogias toodetud ensüüme ja terve rida muid trikke. Tõenäoliselt ka teie tootes on väga keerulisi kõrgtehnoloogilisi meetodeid ja produkte kasutatud, et toiduainete tehnoloogia on tänapäeval väga-väga kõrgtehnoloogiline. Nii on, jah. Ja see teebki tootest nii-öelda oma ala ja valdkonna, kas siis kaerajoogid või karastusjoogid kõige parema toote? Jaa, kui sa äriplaani teed, siis ei ole mõtet minna sinna verisesse ookeani, eks ju, et see, mida kõik juba oskavad teha, seal Eestist minna ja võita ei ole peaaegu et võimalik. Erinevad piirangud on, aga ma ütleks nii, et väga-väga keeruline. Et jah, sa saad lähiturgudel võib-olla midagi saavutada, aga sellist suurt rahvusvahelist hüpet sealt ei tule. Kui sa tahad teha midagi teistmoodi, siis sa pead suutma investeerida tehnoloogiasse ja suutma seda tehnoloogiat siis ka piisavalt rakendada, et see tõesti siis selle võidu annaks. Kuidas Metrosert saab siin appi tulla, et tõesti meil oleks võimekus teha kas või nendes esialgsetes valdkondades, mis on praegu paika pandud, seal seda suurt hüpet ja et need ideed jääksid Eestisse ja arendus toimuks Eestis ja see patriotismi noot tuleks välja? Just väga hästi, nagu Katre ka välja tõi selle, et sellise kõrgtehnoloogilise arenduse jaoks on sul vaja infrastruktuuri ja ka inimesi, on ju, et teil oli vaja Rootsis ja Belgias, eks ole, inimestega koostööd teha. Meie eesmärk on täna see oskusteave nüüd sellisel grupi tasemel üles ehitada siin, tuua välismaalt inimesi juurde, teha koostööd. Me täna juba oleme tagasi, heas mõttes nagu tagasi kutsunud ka eestlasi, kes on välismaal praktiseerinud peale oma doktorikraadi saamist, et tulevad siia tagasi, aitavad meid. Me keskendume hästi palju ka rahvusvaheliste koostööprojektidele,
sarnaste organisatsioonidega, me oleme täna EARTO liige, EARTO on European Association of Research and Technology Organizations, see on 350 liiget, kõik, kes tegutsevadki selliste rakendusuuringute valdkonnas, selles nii-öelda sellist katuse all me saame teineteisel kogemusi jagada, täna me veel kõiki ei tunne, me oleme circa aasta olnud selle organisatsiooni liige, õpime neid järjest tundma ja ehitame üles koostööprojekte. Täna siin juba ongi näiteks, et droonitehnoloogiate valdkonnas meil on juba plaanis siin oktoobri teises pooles minna VTT-sse, kohtuda sealsete inimestega, et kuidas me saame koostööd teha ja sinna on kutsutud siis kõik Põhjamaade RTO-d, Rise Rootsist, siis Sintef Norrast ja nii edasi, et VTT ise ka loomulikult. Et see pool ka, et inimesed on hästi tähtsad, see oskusteabe kasvatame tähtis, kõike me Eestis teha ei suuda, me oleme ikkagi pisikesed, me peame endale aru andma ja peame tegema õigeid valikuid. Seetõttu ka see, et täna Metrosedi rakendusuuringute keskus on välja valitud 5 fookusvaldkonda, et keskendume täpselt nendele, et me ei keskendugi, et me teeksime kõike. Küll aga läbi oma võrgustiku me saame jagada infot, et kus kohas saab muid asju teha. Et kui näiteks tuleb mõni ettevõtja, kellel on vaja lahendada probleemi valdkonnas, millega me ise ei tegele, me oskame neid suunata siis teiste partnerite juurde, kas Rootsi, Soome või siis kuskile Keskel-Euroopasse, Fraunhoferisse või teistesse RTO-desse. Praegu on siin laua taga ka iseenesest on täpselt 3 osapoolt on koos, Metrosert ja siis nii teadlaste kui ettevõtete vaade. Võtame näiteks teaduse poolelt, et mis on Teaduste Akadeemia, aga ka laiemalt Eesti ülikoolide üldse teadlaste ootus Metroserdile, et mis hüpe sealt nüüd peaks tulema, sest et karta on, et päris riigi rahakotte see nüüd kohe tummiselt lahti ei löö, aga algus seegi. No ma arvan, et see tee on olnud kivine, et ülikoolid algul ei hõisanud rõõmust, kui rakendusuuringute keskus loodi. Võib-olla osalt ei mõistetud, mis on sellise keskuse roll. Kardeti, et tullakse ja võetakse rahad ja paremad inimesed ära. Ja see on nagu asja üks aspekt. Teine aspekt on see, et võrreldes nagu suurte firmadega on Metrosert ikkagi ja rakendusuuringute keskus ikkagi niisugune pisikene sääs, kes on hobuse õla peal. Ja loota, et see pisikene sääs hobuse õla peal muudaks hobuse kogu elu, on võib-olla natuke liialdatud. Eelkõige see rakendusuuringute keskus, seda me näeme Fraunhofer ja seda me näeme VTT puhul. Ta on niisugune, mis toetab, aitab, avab uusi uksi, toob sisse uusi tehnoloogiaid. Ka ikkagi firmad on need, kes neid tooteid toodavad ja neid turule viivad ja raha sisse toovad. Et ei saa panna rakendusuuringule keskusele, mille eelarve on ikkagi hästi pisikene veel kõiki maailma lootusi, et see on ebareaalne. Et nad suudavad teha nendes 5 valdkondas pakkuda oma abi, oma teenuseid. Nii eelkõige Eesti ettevõtetele, aga miks mitte ka Euroopa ja Ameerika või maailma ettevõtetele. Teaduse poolelt vaadates võib-olla üks asi, mis ei ole inimestele alati päris selge, on see, et ülikoolid töötavad selle nõnda nimetatud Humboldti vaba ülikooli printsiibil, mis eesti keelde tõlgituna tähendab seda, et kui mind valitakse kas Tallinna Tehnikaülikooli või Tartu Ülikooli professoriks, siis mitte keegi ei saa mulle öelda, mis uurimistööd mina teen, vaid mina otsustan, mis uurimist ma teen. Ja küsimus on selles, et kas ma leian kellegi, kes seda uurimist finantseerib. Sellest johtuvalt väga suur osa Eestis tehtavast teadusest, aga sama on Rootsis ja Taanis ja Soomes, ei olegi partnerit Eestis, vaid partnerid on mujal. Et kui me tahame Eesti teadusest sündinud tulemusi rakendada laialt, siis me peame palju vaeva nägema selle peale, et tekiks
korralikud patentide portfellid ja siis suudaksime neid litsenseerida välisfirmadele. Et see on üks väga oluline valdkond, kus tegelikult väga paljusid Eestis sündinud teadustulemusi võiks rakendada. Ja teine rida on siis teha koostööd Eesti firmadega, aga Eestis neid firmasid, kes on tõeliselt teaduspõhised. Minu jaoks on teaduspõhine firma see, kelle palgalehel on rohkem kui 5 teaduste doktorit. Kui teaduste doktoreid ei ole palgalehel, siis minu meelest seal ei tehta teaduslikku uurimistööd. Ja neid firmasid, ma arvan, on, ma ei tea, kas nii palju on? 10 vast on ikka, jah. Aga neid ei ole palju. Et sinna suunda me peame minema. Ja meil on häid näiteid. Meil on siin klassivend Mart Ustavi loodud Icosageen, kes pakub töökohta 40 teaduste doktorile. Neid firmasid on veel. Et sinna me peame minema seal ja sinna suunda peaksid ka ülikoolid ja Teaduste Akadeemia oma tegevuse sihiku suunama ja nüüd Teaduste Akadeemia uue juhina ma üritan vähemalt meie eelarve on veel 20 korda väiksem isegi kui Rakendusuuringute Keskusel, et minu töö on põhiliselt inimesi veenda. Aga vähemalt nüüd on ülikoolide suhtumine natukene muutunud, et ikkagi saadakse Metroserti rollist juba aru. Ma väga loodan seda, et ma tunnen paremini Tallinna Tehnikaülikooli, kus ma olin 10 aastat nõukogus ja vähemalt Tehnikaülikooli juhtkond saab Rakendusuuringute Keskuse vajadusest minu meelest väga hästi aru. Seda on rõõm kuulda. Kuidas ettevõtjate vaatest on? Mis on ettevõtja ootused, lootused Metroserti osas? Jaa, nagu öeldud, et siis ettevõtja on selles suhtes, kuidas ma ütlen, et võib-olla isegi kohati natuke laiema vaatega, loomulikult kui Metrosert tuleb ja pakub meile võimalust ja see on mõistlikel tingimustel ja meie jaoks sobib, siis me loomulikult seda võimalust kasutame, aga veel kord, et Metrosert konkureerib ka kõigi nende eelnimetatud keskustega ja ei ole ju mingit täna teadmist, et kui ma ütlen teile, et on vaja väga huvitavalt ensumeeritud meie tehnoloogia või tehnoloogilise ülesehituse jaoks sobivat mingisugust jooki toota, et kas teil tegelikult see võimekus selleks on või ei ole, ma tegelikult ei tea, et eks seda peabki uurima. Aga ma olen sellega väga nõus, et teaduste doktoreid tuleb tõmmata rohkem ärisse. Meil on ettevõttes kokku 20 töötajat, nendest üks on PhD ehk siis teaduste doktor. Ma arvan, et sellise suuruse kohta päris hästi on ju. Et tead, Mart heitis ka, et pöial püsti, et jess on ju, midagi oleme õigesti teinud. Ja tõesti sellest inimesest, tal on niivõrd kompleksne vaade, et läbi teaduse, läbi äri, et sellest on hindamatu kasu, et ma kindlasti kutsun üles, et kõik, kellel vähegi võimalik on, siis uurige, puurige, selleks on praegu kõigest toetused nende inimeste palkamiseks ja sellest on ettevõttele väga-väga suur kasu, et saate väga laia pildi, nii et aga loomulikult, et kui on võimalik, siis alati vähemalt see algarenduse pool oleks mõistlik teha kodus, sellepärast et sa teed siin mingeid katseid, midagi õnnestub, eks ole, tahad uuesti katsetada, arendada, kuniks sa siis hakkad skaleerima ja siis on küsimus, et kas seda on võimalik teha kodus või kusagil mujal ja see sõltub väga palju tehnoloogiast, masinapargist, miljonist väiksest asjaolust, et see ei pruugi juhtuda Eestis, muidugi tore oleks, kui juhtuks. Ma kinnitan, mida kolleeg praegu räägib, et tegelikult ettevõtjad on väga targad. Nemad võtavad teenusi sealt, kus on parim. Ja loomulikult nii nad peavadki tegema, selles mõttes Rakendusuuringute Keskus on konkurent. Ja kvaliteet on see, mis maksab. Kui on hea kvaliteet, siis sealt ostetakse. Mida ma tahtsin veel lisada on see, et ma olen päris pikka aega olnud ülikoolis õppejõud 2 pool lahte ja näinud üliõpilasi nii Eestis kui ka Soomes, et ütleme veel 20 aastat tagasi suur osa üliõpilasi, kes tuli ülikooli, mõtlen peale eelkõige nagu loodusteaduskonda või arstiteaduskonda, nägi oma tulevikku kas ülikoolides või akadeemilisest uurimisasutustes ehk nii-öelda akadeemias, siis tänapäeval viimase 10-15 aasta jooksul suund on radikaalselt muutunud. Minu meelest, ma nüüd statistikat ei tea, aga nagu tunde järgi ütleksin, et enam-vähem pooled noortest näevad oma tulevikku firmades. Ja see on tegelikult nagu hea lähtekoht firmade arenguks.
ja ma arvan, et vähemalt Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased, kellele ma õpetan, nendest väga-väga paljud näevad oma tulevikku just eelkõige ettevõtetes. Aga tahaks eelkõige töötada niisuguses ettevõttes, kus saaks jätkata teaduslikku uurimistööd ehk teaduspõhistes ettevõtetes. No, ehk siis see potentsiaal täna on tegelikult väga-väga hea, et siit edasi minna ja niisugust teaduspõhist ettevõtlust hakata arendama Eestis nagu suuremas mahus, ehk siis süvatehnoloogia ettevõtlust, eks ole. Me räägime väga palju niisugusest nagu ökosüsteemist, mis siis tähendaks seda, eks ole, et on teadlased, kes midagi leiutavad, avastavad, siis et seda leiutust või avastust saaks kommertsialiseerida, see tuleks patenteerida ja osa siis rakendada, osa siis litsenseerida mujale, välismaale ja noh, kõigeks selleks on vaja siis, eks ole, on vaja inimesi, kes oskavad patente kirjutada, oskavad neid patente siis Euroopas, Ameerikas, Aasias kaitsta, siis on olemas inimesi, kes on kompetentsed rasketeks kommertsläbirääkimisteks Jaapanis, Hiinas, Ameerika Ühendriikides, need ei ole üldsegi mitte lihtsad. Ja siis sinna juurde tulevad, eks ole, investorid, eksperdid, asjatundjad, et siin on meil minu meelest seal päris palju tegemist, et No üleüldse tegelikult kõik, mis puudutab, ma ütleks müügitööd, et on see patendi registreerimine või siis ka selline justkui nagu väga lihtne kaerapiima müük, eks ole, et noh, selles osas on Eestis ikkagi suhteliselt nagu vähe kogemust, ma ütleks niiviisi, et võib-olla patentide müügil on rohkem, ma ei tea, ei ole kompetentne, aga ütleme sellise äriprodukti müümisel no loodame, et noorem põlvkond tuleb ja teeb paremini kui meie vanused, aga tõesti neid inimesi, kellel oleks kogemust ja seda võrgustikku just, sest et ikkagi maailm on kokkuvõttes väga väike, ma arvan, et igas valdkonnas on niimoodi, et kui sa lähed mõnele uuele turule, siis seal on väga niisugust loetud hulk, võib-olla 2 käe sõrmedel üles loetud hulk inimesi, kes lõpuks otsustavad, kas sul läheb hästi või sul läheb kehvasti. Ja nende inimestega tuleb luua kontakt, see kontakt peab olema pikaajaline, peab tekkima vastastikune usaldus ja siis kui läheb hästi ja kõik muud jumalad ka nii-öelda soosivad, siis õnnestub see tehing ära teha. Ja sellist suhete loomist, seda hoidmist, usalduse tekitamist, külalislahkust, no vot see on nüüd see koht, kus me peame ka väga kiiresti arenema, sest et lihtsalt see, et mul on hea toode ja siis ma agressiivselt ootan, et äkki keegi tuleb, on ju, et noh, see ei vii üldiselt sihile. Aga biotehnoloogia ja ravimite turg, mis on tänapäeval umbes 15 triljonit USA dollarit, mis kasvab enam-vähem kiirusega 14% aastas. Seal on olukord niiviisi, eks ole, et kui te loote mingi uue ravimi, siis lootus, et mingi väike Eesti firma suudaks seda ülemaailmselt turustada, noh, kui keegi midagi niisugust juttu räägib, siis noh, ta lihtsalt ei saa mitte millestki aru. Isegi keskmise suurusega farmaatsiafirmad ei suuda turustada, vaid seda tehakse lepingutes suurte farmaatsiagigantidega. Siin turustamine on tähtis, selle kohta on niisugune skandinaavlastel niisugune nali, mille ehk lubate esitada. Ja see nali on niisugune, et uus tehnoloogia töötatakse välja Soomes, seda finantseerivad norralased, selle disainivad taanlased ja müüvad rootslased. Et see näitab seda, et ka Skandinaavias see turu tundmine on tegelikult paigas võib-olla tõesti ainult Rootsis ja mõnevõrra ka Taanis, kes on väga kaua seda teinud. See on traditsioonid ja see nõuab ka professionaalsus. See ei ole mitte nii, et täna olen professor, homme müün ravimeid. Nii see ei käi. Aga Metroserti puhul iseenesest ju võib öelda, et see sama võrgustumine ja kõik see võrk, millest me oleme siin rääkinud, siis Metrosert võiks olla see üks koht, kust tõesti jagada neid kontakte, teadmisi nii Eestist kui Eestist välja, ehk siis selline teekond võiks olla seal selline üsna kena. Absoluutselt, et just nagu, vabandust, nagu ka ennem
juttu oli, et läbi selle katusorganisatsiooni Arto me oleme väga nende samade kultuuridel lähedal, eks ta on kindlasti osa sellise Eesti üldise ärikultuuri kasvatamisest, eks me peame aru andma, kust me tuleme, et meil ei ole niivõrd head ärikultuuri tausta kui siin Skandinaavias või Kesk-Euroopas, et see tuleb meil tegelikult jupikaupa üles ehitada, koos siis, eks ole, muu oskusteabega, et nii ta paraku on ja siin meie kindlasti panustame. Samuti on ka meie omaniku poolt meile tugev ootus andnud intellektuaalomandi kaitsmise osas just nimelt patendid ja selle kultuuri kujundamine, et see on ka, millega me nagu tugevalt tööd teeme ja oma arenduspartnereid, kas siin akadeemilisi või ka siis eelkõige nagu ettevõtte poole pealt kindlasti nagu väga hea meelega nagu aitame, et meil on siin inimesed, kellel on intellektuaalomandi kaitsmiskogemust, eks ole, rahvusvahelisel tasemel, et seda me jagame. Võib-olla ühe asjana toon veel juurde, et kui me räägime kõrgtehnoloogilistest toodetest, tihtilugu ka tooted, mida võib-olla tuleb palju toota masstootmisest, et siis on ka hästi tähtis, on niisugune industrialiseerimise etapp, mis meil ka täna tegelikult Eestis, meil ei ole seda oskust väga palju, kogemus siiamaani pole väga palju olnud, et see on ka koht, kus kohas meie tahaksime kindlasti, saame aidata ja koos mõelda, et kuidas seda teha, sest meil meeskonnas on inimesi, kes on seda varem teinud ja see aitab ka ettevõtete siis planeerida, et samamoodi, et ma ise omast käest tean, et kui ma varem olin ettevõtjana, tegelesin meditsiiniseadme arendamisega, siis kui sa pole seda varem teinud, siis tundub, et see on väga lihtne, aga tegelikkuses on need tehnoloogiliste asjade ülesseadmine ikka kordades keerulisem, kui sa arvata oskad. Kui mõelda nüüd lõpetuseks pisut sellise tuleviku peale, siis mis roll võiks olla Metroserdil, ütleme näiteks 5 aasta pärast, võib-olla 10, natukene palju kohe esimese raksuga öelda, aga et 5 aasta pärast, et Eesti ettevõtlust laiemalt eksportida, et kui kaugele me sellega oleme jõudnud ja mis roll temal selles 5 aasta pärast on? Metroserdil võiks olla selline roll, et kui ettevõttel tekib vajadus oma tootearenduses täiendada oma toodet ja tal endal seda oskust ei ole või tal oleks mingisugust spetsiifilist oskust juurde vaja, et Metrosert oleks esimene, kelle poole ta selle küsimusega pöördub ja meie oma rakendusuuringute keskusest, kui meil on kompetents olemas, eelkõige nendes 5 fookusvaldkonnas, mis meil on, aga kui see on väljaspool seda, siis me oskame edasi suunata kas siis ülikoolide juurde või siis rahvusvaheliste arenduspartnerite juurde, et ettevõtte saaks oma probleemile võimalikult kiire lahenduse, sest tegelikult ettevõtluses on aeg on raha ja sul on vaja ruttu lahendusi, et see, et sa uurid seda probleemi 3 aastat, tihtilugu see ei sobi ettevõtjale, tal on vaja ruttu lahendust, nendel on ka tihtilugu see, et ootused on ka nagu natukene suuremad kui realism tegelikult on, aga kuskil seal keskel tuleb siis kompromiss leida, et ettevõtja saaks ikka kiiresti oma lahenduse kätte ja saaks oma tootega edasi minna, sest et innovatsioon ei oota, et kui ise ei tee innovatsioonist, teeb keegi teine selle ja siis saad ajast maha jäänud. Ja, just. Ideed on õhus, et see kõlab nii kuidagi trafaretselt, aga tegelikult nii on, et kui sa kiiresti ei tegutse, siis tuleb konkurent ja napsab selle idee ja rakendab, eks ole, ja sa oledki oma suurepärasest mõttest lihtsalt ilma ja Eesti riik jääb jälle tuluvõrra nagu vaesemaks. Võime siis lõpetuseks tõdeda, et arenguruumi on, aga me oleme teel. Just nii. Täpselt. Suur tänu teile kõigile stuudiosse tulemast ja kohtumiseni siis järgmises saates. Aitäh! Aitäh! Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust.